see oli vaid väike osa sellest, kui palju mina olen oma pead tegelikult ära löönud. Üks aasta õnnestus mul lausa 12 korda ühe aasta jooksul oma pea ära lüüa. Nii et põhimõtteliselt mina vist võiksin kogu aeg seda asja kanda. Kas kunagi saab olla liiga safe? Tõenäoliselt mitte. Igatahes täna ma mõtlesin, et ma räägin teile erinevatest kiivritest, millest on olemas ja siis teeme ühe loosi mängu. Nii et lähen vaatame Hawaii Expressi, mis sealt saab. Põhimõtteliselt meil on siin igasugused lastekiivrid, mis on sellised kergemalt. Meil on mägirattekiivrid, mille tunneb ära noka järgi. Ja siis meil on sellised hästi kiired kiivrid, mille juurde sobivad ka kiired prillid. Ja siin on minu lemmikasjad ehk trikikiivrid. Need aitavad sul teha turvaliselt igasuguseid lahedaid trikke. Kui sa sõidad krossi või suuremaid rämpe või tunned lihtsalt vajadust oma nägu ja hambaid kaitsta, siis on olemas ka full face kiivrid, millel on selline lõuaosa ja ülituusad. Mind on nad tähega päästnud. Peaaegu iga kord, kui ma olen näo peale kukkunud, siis on mul just olnud üks nendest peas. Ja ma olen tänulik. Olenevalt sellest, mis sõiduvahendiga sa sõidad ja kuidas on kukkumised erinevad ja läbi selle on tehtud sellist kindlad reeglid, millele üks kiiver peaks vastama. Ehk näiteks, kui sa sõidad mootorrattaga, siis sul ei sobi ju jalgrattakiiver pähe, sest see ei ole lihtsalt selleks mõeldud, ta ei pea seda kiirust vastu. Ja vastupidi näiteks, kui sa sõidad rulluiskudega, siis sul ei ole mõtet kanda sellist suurt motokiivrit, sest see on liiga raske ja tõenäoliselt on segav ja siis lõpuks ta ei panekski pähe võib-olla. Ehk siis pane endale kirja see, et osta kiiver endale selle järgi, mis sõiduvahendiga sina sõidad. Aga nüüd sa küsid, et kui mul on 20 erinevat firmat ja trikikiivrit, siis kust ma tean, millist valida? No tegelikult võid sa esimesena alustada sellest, et kas on üldse sinu suurus. Osad kiivrid on reguleeritavad ja osad ei ole. Reguleeritavatel kiivritel võib see reguleerimise osa kergelt puruneda ja siis on kogu kiiver kasutu. Ja siis on sellist kiivrid nagu minul, mida ei saa reguleerida, need on kogu aeg täpselt ühesugused. Aga mida saad teha, on panna lisapehmendusi sisse, kui kiiver on natukene vales suuruses. Näiteks kui sul olid enne pikad juuksed, lõikast juuksed maha, kiiver ei suureks, paned lisapehmendused sisse ja ongi ta jälle paras. Põhimõtteliselt, kui sul kiiver on peas, siis ta ei tohiks loksuda, kindlasti pead ka alt kinni panema. Muidu ta lihtsalt lendab sul peast ära, kui sa kukud. Ja siia peaks üks sõrm vahele mahtuma, mul hetkel mahub võib-olla rohkem. Okei, ma panen täpselt õigeks. Teeme nii. Siit saad reguleerida, et ta oleks täpselt paras. Siis paned kinni. No ikka mul mahub siia palju sisse, aga sina pead panema niimoodi, et ainult üks mahuks. Mina teen pärast korda, luban. Kindlasti pead jälgima, et see kinnitus asi töötaks sul ilusti, sellepärast, et mul kunagi oli katki ja kukkusin selili, kiiver lendas peast ära ja olnudki tast midagi kasu. Enne kui ma maad puudutasin, oli kiiver juba peast läinud. Nii, siin on minu sõber Didrikson ja talle läheb selline kiiver pähe. Väga hea, kõik tundub hullult hea, kuni ta kukub. Kiiver võtab selle löögi vastu, läheb puru, seda sorti kiivrid lähevad kohe esimese korraga ja pead endale uue ostma. Aga nüüd trikikiivrid on sellist, mis on natukene vastupidavamad võib-olla, et kui ta sul maha kukub, siis sa ei pea võib-olla kohe ära vahetama, et minu oma on päris mitu lööki vastu pidanud, siin on mingid kriimud ka peal, aga ikkagi, kui sa ikka mõne päris suure paugu ära paned, siis kindlasti pead uue kiivri ostma. Sinna tekivad mikromõrad sisse ja ta ei pruugi enam järgmine kord sama palju kaitsta. Ja see on ka põhjus, miks su kiiver ei tohiks kunagi maha kukkuda. Lihtsalt nagu kõnnid, ups, ja võib-olla läks kiiver puru. Et hoiame oma kiivreid ja ei loobi neid. No ilmselgelt see on hea näide, miks peab õiges suuruses kiiver olema. Et niimoodi sa saad aru juba, et ta ei kaitse siit midagi. Ja kui ta on liiga suur või midagi, siis ta on üldjuhul kas on kuskil täiesti kuklas, kus ta ei kaitse midagi, kui sa paned pauku. Või siis vastupidi, ta jookseb sulle silmade ette ja võib-olla sa kukud hoopis sellepärast, et näiteks lähed tegema trikki, tuleb silmade ette ja siis sa kukud ja siis see kiiver tegelikult ei kaitse midagi, sest ta oli ikkagi vales suuruses ka veel. Siis võid uurida, milline on kiivri sertifikaat, et kas ta ikka kannatab seda, milleks sul teda vaja on. Ehk siis osadel kiivritel lihtsalt võib-olla ei olegi seda, näiteks me
Euroopas enam võib üldse müüa, mis tegelikult ei või ilma. Vanasti igatahes müüdi kiivreid, millele tegelikult ei olnudki korralikku sertifikaati ehk ta ei olnud mõeldud võib-olla trikkide tegemiseks. Mina kunagi kandsin ka üht sellist, mis oli hästi populaarne, peaaegu kõik kandsid seda. Ja ta küll päästis minu pea ükskord näiteks õmblustest ära, et ma panin peaga vastu serva ja ma pidanud õmblema minema, aga pea valutas ikkagi mingisugune pool tundi ja väga ebamugav oli. Aga õige kiivriga võib-olla ei oleks hädagi olnud või oleks ainult korra olnud valus ja kõik. Selle tõttu tabas 2012. aastal BMX maailma murrang, et kahjuks 17-aastane Brett Panasevics, kes oli mitmekordne Synchro-Session hõbemedalist, ta võitis ühel nädalavõistlusel oma elu suurima võistluse ja vaid 2 päeva hiljem kukkus põhimõtteliselt järgmise võistluse soojenduse ajal pea peale ja ärkas haiglas mitmeid päevi hiljem, ei saanud enam rääkida ega kõndida, oma keha liigutada ja nüüd, see on siis juba 8 aastat hiljem, ta küll sõidab, aga ta ei ole mitte kunagi enam samasugune. See võttis operatsioone ja igasugust asju ja meeletult tööd, et ta saaks oma keha kontrollimisele tagasi. Tema kukkumise tõttu hakati siis seda kiivrit testima ja tuli välja, et see oli 5 korda halvem kui sertifitseeritud kiiver. Ehk siis väidetavalt vaid 2-meetrise kukkumise peale tegelikult sa võid ära surra sellise kiivriga, kuigi sul on kiiver peas. Ja teisel puhul sa pääseksid ainult kerge peapurutusega. Kui sa tahad täpsemalt näha, kuidas kiivrit testitakse, siis ma panen selle video sinna descriptionisse. Vahel on õige ja vale kiivri vahe see, mis otsustab, kas sa tõused kohe üles või sa lõpetad haiglas. Ja kindel on see, et kui sul kiivrit üldse ei ole, siis saad sa kindlalt selle kõige halvema valiku. Nii et meie Directioniga kutsume sind osa võtma Maanteeameti ja T-Vida kampaaniast, kus paneb peaauhinna välja sama Hawaii Express. Osalemine on ülimalt lihtne. Tee lihtsalt pilt või video, kus on kiiver peas, pane see Instagrami, lisa hashtag kannan kiivrit ja võidki 20. juulil võita endale kas Hawaii Expressi 50 € kinkekaardi või mingit muud nänni. Nii et mis sa ootad? Mind ära. Ciao!